ProVan, te pakute ju lisavarustust mitte ainult bussidele, vaid ka pick-upidele. Ja, tõsi on. Meie valik on väga lai. Alustame siis näiteks kastikongidest, kastiruloodest, astmelauad, tuled, viled, kõik ühesõnaga, et saaks omanikule ühe vinge maasturi ehitada ühesõnaga. Ja praktilise? Jah, absoluutselt. Kastikate ja kongi mõte nagu lõpuks ongi see, et praktilisus ühesõnaga, et kes sõidab täna siis tühja kastikaga, pigem mitte keegi. No kõigepealt Tessera kastikate, selline ilus, sellise hoiutulega. Tema on meil siis nüüd, ütleme, selline poolautomaatne, et sees on siin sees siis vedru, mis aitab teda kokku ja lahku tõmmata. Ja lisaks, mida teistel ruloodel ei ole, mis on ainult temal, on siis selline mugav all on selline töötuli. Ja lisaks siis täies aju siis ka see pidurituli, mis tähelepanu nagu pälvib. Lisaks on selle samarokis sees ka siis Linexi pinnakate. Linex on siis ise on selline pihustatav polurea. Kõige lihtsam mul on teda tavainimese öelda, et see on nagu peaaegu plastmass, aga tegelikult ta ei ole. Linexi põhiomadus on see, et ta on selline hästi kaitsevaine, peab vastu mis tahes kemikaalidele, ta on UV-kindel ja mis kõige tähtsam on see, et ta ei kulu ja ta on selline krobelise teralise pinnaga. Tema peal oli libe kündida ja kui me võrdleme siis kastiauto puhul näiteks plastiksisuga, siis plastiksisu on siip odavam, aga kindlasti see eluiga on neil nagu võrreldamatu, et Linex põhimõtteliselt on eluaegne. Tegelikult see Linexi valdkond ei pea olema ainult kastiauto, me oleme lasknud AHA keskuses kollased parte meremuuseumisse teinud ka erinevaid eksponente. Kellel mis soov on kuhugi lasta mingit ainet, mis siis teeks teie mingisuguse pinna vastupidavamaks, siis võtke ühendust ja vaatame, kas saame teile abi pakkuda. Sellele iluksile paigaldasime siis Saare-klassi kastikongi. Kõik meie kastikongid tulevad vastavalt värvikoodile. Tegemist on siis topeltkestaga ABS plastikust, sees on metallraam ja miks ta nagu plastikust on või mis selle nagu põhjus või suur point on see, et see kaal, et ta ei ole väga raske. Igal kongil on tagumine luuk on siis klaasist, soojendusega ja pidurdustulega. Kongides on sees siis töötuled. Lisaks on pakkuda siis nii küljeluukidega kui küljeluukideta kastikonge. Miks sina soovitaksid sellistel pick-upi omanikele, et võiks kastid kinni katta? Eelkõige just see praktilisus, et keegi sõida täna, ma loodan vähemalt tühja kastiautoga, hoiab ära erinevate varguste ja selliste sulide eest, et kui kate on kinni, on asjad oma kohal ja keegi sinna niisama nagu ligi ei pääse. Kui sul kastil on peal kastiruloo, siis ta kindlasti tagab mingisuguse kütusekulu vähenemise. Just erinevate asjade säilimise eest ka, et tuleb sul vihma, paistab päike, tuleb päikest, tuleb raha, et kui sul on kate peal, asjad on sul kastis sees, siis tegelikult midagi juhtub. Siin on meil üks hea näide, tegemist on siis mountain topi välja tõmmatav alusega. Miks ta just on mugav ja miks võiks see kastiautol nagu olemas olla, on just see, et kõik need asjad, mis siis sul lähevad sinna kasti taha poole, sul ei ole need väga mugav kätte saada ja siis sul tuleb kappi selline mugav välja tõmmatav alus. Ta on mitmes asendis lukustu, kannatab kuni 300 kilo ja tegelikult on ta selline super abimees igale kastiauto omanikule. Ja lisaks siis astmelaudadele ja ülejäänud lisavarustusele, mida me pakume ka sõidukitele ja maasturitele siis laseri esitulesid. Kõik need laserituled on siis tegelikult paigalduskomplektina, sobitavad külge sõiduki originaal ninaraami ja on sellisel pimedal ajal, nagu meil siin Eestis palju on, hea sõber ja abiline sulle kindlasti.